eiramist, ka teised riigid lähtuvad ikkagi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu dokumendis ja siin me mingit erandit võrreldes teiste riikidega ei tee. Ootame ära pärast, millised otsused teevad teised ja te näete, et see seisukoht, mida pakkus välja Keskerakond ja Rahvaliit läheb koos hea suunaga rahvusvahelisele areenile. Aitäh! Tänan, järgmisena palun Silver Pelka. Austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu. Ma sooviksin oponeerida eelkõneleja sõnavõtuga ja julgen arvata seda, et me kindlasti ei peaks oma otsuste tegemisel lähtuma teise riigi poliitikute arvamusest. Ehk Eestis on olemas enda julgeolekuspecialistid ning mõne USA kongressmani avaldusarvamus ei ole see, mille järgi peaksime otsustama Eesti julgeolekupoliitika olulisi aspekte. Sooviksin juhtida teie tähelepanu Rahvaliidu Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekule ning minu peamine küsimus on, et miks see esitab. Esiteks, kui Keskerakond ja Rahvaliit oleks missiooni lõpetamise poolt, siis oleks nad võinud lihtsalt selle otsuse eelnõu vastu hääletada või näiteks teha ettepanek see missiooni tähtaeg lühendada. Seda ei tehtud. Veelgi enam, otsuse eelnõu leidis konsensusliku toetuse komisjonis ehk Donald Laaner, Toivo Tootsen ja Villu Reiljan toetasid missiooni pikendamist kuni 1 aasta. Teiseks, esitatud muudatusettepanek on käpardlik ja vastuoluline. Igal ajalehtel on fraktsioonidel, komisjonil või valitsusel õigus algatada missiooni tähtaja muutmise eelnõu. Esitatud muudatusettepanek ei loo lisavõimalust. Kolmandaks, Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsiooni muudatusettepanekus viidatakse ÜRO resolutsioonile. Ma olen väga kindel selles, et nendes mõlemas fraktsioonis on olemas inimene või inimesi, kes teavad, et Riigikogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu langetavad oma otsuseid erinevate menetlustoimingutega. Neljandaks, valitsuses tehti otsus missiooni pikendada üksmeelselt, et Rahvaliidu ja Keskerakonna ministrid hääletasid selle poolt. Eeldus võib teha vaid ühe järelduse. Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsiooni soovivad seda muudatusettepanekut tehes avalikkust eksitada ehk veelgi täpsemalt valetada. Selle käpardliku ja vastuolulise muudatusettepaneku soovivad nad Eesti e-kaitset ohtu seades populistlikult valimiskampaania